kas sa tead, et ainus mõjuvõim, mis teistel inimestel sinu üle on see, mille sina neile annad? Kui sina ei muuda teist inimest enda jaoks autoriteediks, siis selle inimese arvamustel, hinnangutel, heakskiidul, sellel kõigel ei ole mitte mingisugust mõjuvõimu sinu ega sinu elu üle. On hierarhilised suhted, mis on näiteks laste ja vanemate vahel. Ehk siis me kõik, kui me olime väikesed, siis me pidime kuulama oma vanemate sõna, sellepärast et meie ellujäämine ja heaolu sõltus nendest. Me elasime nende katuse all ja nemad olid need, kes siis varustasid meid vajaliku hoole, toidu, kõigega. Ja me pidime mängima nende reeglite järgi. Nüüd, kui me saame suuremaks, me loome samamoodi neid hierarhilisi suhteid. Nendest kuidagi nagu päris lõplikult vabaks veel ei saa. No kui sa lähed tööle, siis sa tegelikult lood sellise hierarhilise suhte oma ülemusega, otsese juhiga, tööandjaga. Me loome igasuguseid erinevaid hierarhilisi suhteid, aga hierarhilistes suhetes on alati andmine ja saamine. Ja tead, sul on üsna palju vabadust tegelikult ka seal. Ehk siis, kui sa lähed ka kuhugi tööle, on sul tegelikult võimalik millegiga mitte nõustuda või millegi osas kaasa rääkida. Sa ei pea vaikimisi leppima sellega, mida sulle pakutakse või mida sulle antakse. Orjapõli on tegelikult ametlikult otsa saanud, me ei pea enam reisipaki eest töötama ja meil on väga palju rohkem valikuid. Häda on lihtsalt selles, et me kipume iseennast piirama väga paljude alateadlike lugudega, mis on pärit orjapõlve ajastust. Ja täna ei piira mitte ükski väline autoriteet sind rohkem kui sina ise. Me võime kasutada väga paljusid vabandusi, me võime rääkida, et kes olen mina ja siis kui ja mul pole seda, pole toda, aga tead mis. Täna oled sina ainus inimene, kes piirab ennast. Ja kui sina piirad ennast, siis paratamatult lood sa enda ümber ka selliseid võimustruktuure ja dünaamikaid ja hierarhiaid, kus sa tunned ennast piiratuna. Mitte keegi teine ei saa anda sulle seda luba, mida sina vajad. Ja kui me räägime sinu eneseväljendusest, sinu unistustest, kõigest, mis puudutab sinu lähisuhteid, sinu elustiili, kuidas, kellega sa elada tahad, millist elu sa tahad elada, kuhu sa välja tahad jõuda, millega sa tegeleda tahad, siis siin oled tegelikult päriselt sina ainus, kes saab anda iseendale rohelise tule.